tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme uues. Praegu olen Sõrve külas Tallinna lähistel ning plaanin siit matkata Tilgu sadamasse ning proovin jälgi leida vanast raudteest, mis siis oli osa Peeter Suure merekindluse raudteevõrgustikust. Kui vaadata Sõrve külas reljeefkaarti, siis siin on näha ilusat raudtee sõlmpunkti või sellist kolmnurka. Ühelt poolt tuli siia raudtee Tallinnast, teiselt poolt läksid Suurupisse ning kolmas põhja poole, Tilgu sadama poole. Siin, kui vaadata nüüd reljeefis, siis siin on näha üks raudteeharu, teine raudteeharu ja tegelikult nad siis lähevad siit nüüd juba Tilgu sadama poole. Maaomanik ilmselt ei soovi, et mööda seda vana raudteetammi käidaks, siin on igatahes pandud väiksed tõkked, et vähemalt ei sõidetaks. Teist poolt on siin ka silt Sõrve looduskaitseala ja teine seal. Nii et see raudtee läbib kohesed Sõrve looduskaitseala. See sirge siit läheb Sõrve tee poole ning on siis vana raudteetamm. Aga reljeefkaarti vaadates peaks siin paistma mingid künkad, mis on siis jäänuk vanast moonaladudest. See võiks arvata on siis vahelaod, et põhilaod olid näiteks Astangus ja Männikul. Aga lähen vaatan siia metsa, et kas siin midagi siis paistab ka. Nii, olen ühe siin valli juures ja siin on näha paekivi. Ja eks need vallid ehitati ikka selleks, et kui juhtub ühes sektoris moon lõhkema, et siis kõik ei lõhkeks. Aga siin praegu augus on tiik ja eks need seal vasakul ja paremal pool oli ka veel neid samasuguseid valle. Aga nagu näha on, kui siin inimene ei tegutse, siis kasvab mets asemel. Nii, nüüd seda vana raudteetammi mööda tulles jõudsin Sõrve teeni. Võiks arvata, et ta jätkus siit otse. Päris nii see ei ole, et tegelikult läks vana raudtee üle Sõrve tee metsa ja ühines Sõrve teeks alles paari 300 meetri pärast. Et siit nüüd, kui Sõrve teelt metsa minna, siis siin on aimata vana raudteetammi. Ühel pool on madalam, teisel pool on madalam, aga tamm läheb siis siit niimoodi. Raudteetamm tuli nüüd sealt ja on ikka väga põnev näha, et keset metsa suvalises kohas on järsku paekivist väike müür tehtud, aga mis see on? Ei ole siis otseselt müür, vaid tegelikult oja või kraavi ületuskoht, et raudtee ja väike sild tuli siis siit. See on ikka rõõmustav näha, et selliseid, kui oskad otsida ja reljeefkaart aitab ka, siis leiab selliseid märke looduses, mis viitavad vana raudteele. Nii, tulin nüüd sealt üle Klooga maantee, paistab Rannamõisa kirik. Selle kõrval on aga tavandimaja ja see raudtee pani siit siis edasi. Seda tavandimaja kindlasti tol hetkel ei olnud, see on nüüd uuemal ajal. Aga kui rääkida kirikust, siis ega see kiriki tol hetkel, kui raudtee siia ehitati, oli ka ainult ju 12-13 aastat vana. Sest kirik ehitati aastal 1901-1902. Aga raudtee oli siis perioodil 1913 kuni 1917. Olen sunnitud siin kursist kõrvale kalduma, kuna ei hakka siin eramajade territooriumile tungima. Et lähen natuke kaarega mööda ja nüüd lähen vana raudteetammi marsruudi peale tagasi pärast neid eramaju. Nii, jõudsin tammi peale tagasi. Ja sarraks seda ma ei arvanud, et see Taari hiidraht siin samas kõrval on nii suur. Et see raudteetamm ise läks siit nii-öelda kivi eest ja sinna suunas. Päris uimas kivi. Taari kivi juures on kohe ka allikad, teise nimega proomuallikad. Lootsin teatud mõttesid näida mingit tugikonstruktsiooni raudtee teooria või raudteetammi toetuseks, et siit võis raudteetamm minna. Aga sellist mingit tugikonstruktsiooni, nii nagu Sõrve tee ääres oli, siin näha ei ole. Palju kive on siin küll, aga see otseselt ei viita sellele.
olin seda just öelnud ja mõned sammud hiljem näen siin mingit betoonkonstruktsiooni. Jah, ega me ekspert ei ole, et kas see on, loomulikult võib ka olla nõukogude ajal sinna valatud. Aga mine sa tea, täitsa võimalik ka ikkagi selle tsaari ajal raudtee ehitamise ajast. Eks neid allikaid ole siin mitu ja tundub, et leidsin ikka ühe. Arvatavasti siis vana raudteetammi jaoks tehtud truup. Raudtee läks siit ise edasi sinnapoole. Jõudsin nüüd Tilgu teeni. Ning kui nüüd seda teed mööda sadamani minna, siis eks arvata võib, et vana raudtee oligi tegelikult seesama praegune Tilgu tee. Nonii, Tilgu sadamani jõutud, aga hetkel see teekond mul siin ei lõpe, kuna kui reljeefkaarti vaadata, siis siin Tilgu sadama lähistel on ilusti näha, kuidas raudteetamm teeb sellise aasa. Eks raudteel oli vaja ju tagasi ka pöörduda, kui rong siia tuli. Võib siis aimata, et see puudeviirg siin tähistab vana raudteetammi. Ja siin on see veesilm, mis siis jääb raudteetammi aasa sisse. Nii, raudteetamm paneb siit ise edasi. Siit on näha just ilus kaar, piisavalt lauge, et rong suudaksid ära pöörata ja keerata. Ja siit läheb edasi. Jah, siin kaamerast pole küll näha, aga siit maismaapoolne osa aasast on korralikult kinni kasvanud või täis kasvanud. Aga mind paneb pigem üllatama, kui kõrge see astang siin on. Päris kõrge. Ja kuskil nägin ka kevadseent. No võt. Noh, võite kommentaaridesse panna, et mis seenega tegu on. No, et mida? Vana raudteetruup on ilusti, keegi on loomulikult siit välja kaevanud seda. Aga vaadake, ilus. Ja teine osa on siin pool. Jeer on küll. Selle pisikese lõigu peal on veel üks truup. Jumala äge ja kujutan ette, et kes ei tea, see peab mõelda, et mis pagana asi või miks see siia kunagi tehtud on. Aga näed, kunagi oli siin raudtee. Nonii, Tilgu sadama lähistelt ja hunnitu merevaate taustal hakkan lõpetama. Olgu siis veel öeldud, et Tilgu sadam saigi ju rajatud selleks, et toetada Peeter suure merekindluse rajamist. Nii, aga rõõm on tõdeda, et maastikul oli näha ka vanast raudteest mõningaid jälge, kas või see tamm ise või siis vanad truubikohad. Nii et kui osata otsida, siis ikka leiab midagi. Minu poolt kõik ja näeme uues. Ülevalt astangult see oja tuli. Truup, rong pani siit sinna poole. Või vastupidi, tuli hoopis siit poolt teisele poole.